Ärge muretsege, slaide ma ei hakka näitama, te ei pea väga tähelepanelikult jälgima, mis siin ees toimub. Aga alustuseks ütleks teile, et palju õnne kõigile, kes on Maa-ametist pärit, seal kunagi olnud või kavatsevad sinna tööle minna. Ja siis õnne teile Rahandusministeeriumi poolt, kes sellel aastal sai 102-aastaseks. Nii et küll teil ka see juubel varsti tuleb 102. Kui ma paar päeva tagasi panin YouTube'i sellise märksõna nagu Maa-amet, siis kohe esimesel lehel lõi mulle välja üks video, mis oli täiesti fantastiline, sihukese energia ja rõõmuga tehtud. See oli teie enda töötajate video, mis oli tehtud Eesti Vabariigi 100. aastapäeval Eesti tantsib raames. Ja kus te kõik seal tantsite, laulsite, näitasid kaarte, lennukeid, laevu ja kõike. See oli tõesti võrratu ja kui te samasuguse innuga teete iga päev tööd, siis mis saab meil selle vastu olla, et teiega koostööd igapäevaselt teha. Mina olen olnud Rahandusministeeriumis 5 aastat ja enne seda 6 aastat Siseministeeriumis regionaalvaldkonna asekantslerina. Ja ehk siis kokku 11 aastat. Ja see on esimest korda, kus härra Tambet Tiits kutsub mind endale külla, see on siis täna siia konverentsile. Ja häbiga pean tunnistama, et kuigi koostööd oleme teinud oma valdkonnas, siis ma ei ole ka mitte iial käinud Maa-ameti majas. Aga mine tea, et võib-olla kunagi saab valmis puidust keskkonnamaja, võib-olla kunagi tehakse ka maakivist Maa-ameti maja, et siis kindlasti tulen seda ime muidugi vaatama. Aga seni proovime koostööd teha ikka kaasaegseid meetodeid kasutades, kaugtöö ja kõik muud sellised asjad. Et alustuseks küsiksin teilt, et kas keegi siin saalis olijatest tunnetab, et ta on olnud regionaalvaldkonnale koostööpartner. Et äkki tõstate käe üles, et kes on olnud siis meie koostööpartnerid, ma tahaks ka teid näha. Vähe, suhteliselt vähe siiski, aga see tähendab seda, et info levib kehvasti või siis, et meie inimesed ei ole teie juurde veel jõudnud ja teie andmeid kasutanud ja teie oskustest osa saanud. Mis teemadel me oleme siis läbi aastate teiega koostööd teinud? Kas siis läbi maavalitsuste, kes kuulusid Rahandusministeeriumi valitsemisalasse, või läbi meie oma ministeeriumi, või siis ka omavalitsuste poolt, kes on meie head partnerid. Et eks need on ikka need kurikuulsad sõnad nagu maareform, omandireform, maade maksustamine, kohanimed, haldusjaotus, maade omandamine, riigi planeeringud. Nii et nüüd võib-olla, kui ma nüüd küsiks, et kes on koostööpartnerid, äkki nüüd juba tuleb rohkem käsi ülesse. Terve eelmise aasta me tegime koostöös analüüse ja arutelusid juba siin kantsleri poolt viidatud teemal ehk siis Maa-ameti võimaliku ühendamisega regionaalvaldkonna ehk siis planeeringute valdkonnaga. Ja analüüsi tulemus näitas tegelikult, et seda ühisosa, mille pealt edasi minna, et seda on piisavalt. Ja jah, valitsus ei ole tänaseks veel arutelusid teinud, aga eks me peame arvestama sellega, et otsused tulevad või ei tule konkreetses ajas ja ruumis. Isiklikult ma arvan, et see töö oli meile kasulik. Eriti ühes, et sai kaardistatud asutustes olevad kompetentsid, väljakutsed, ja mitte keegi ei vaielnud sellele vastu, et ruumi otsused kogu riigis, ükskõik kes neid siis teeb, need peaksid olema tulevikus kvaliteetsemad ja peaksid põhinema väga kvaliteetsetele ruumiandmetele. Ja neid ruumiandmeid, neid toodate teie. Ja ilma nende andmeteta me ei saa mitte midagi ülejäänud teha. Jah, pliiats on küll arhitektide ja planeerijate käes, kes peaks selle kvaliteetse ruumi projekteerima, ja omavalitsuste käes, kes peaks need otsused tegema, aga ikkagi võtmekoht asub suuresti siin. Ja ei saa ju etteheiteid teha ka otsustajatele, kui nad teevad valesid otsuseid, arvestamata teie ruumiandmeid, kui nad ei oska neid andmeid lihtsalt kasutada. Eks see võib tihtipeale ka olla nii, et teie saate täpselt aru, mis teil seal serveris või registris on, aga Järva vallavolikogu liige ei pruugi seda üles leida või ei pruugi aru saada, mis seal täpselt kirjas on. Ehk siis võib-olla peakski tulevikus rohkem mõtlema sellele, kuidas neid andmeid selgemaks teha, kuidas neid müüa ja kuidas me kõik aru saaksime, mis seal on.
Mis nüüd puudutab seda võimalikku Maa-ameti ümberkujundamist Maruks või Mareks, ükskõik siis milline see amet oleks, siis jah, tõesti minuni jõudsid ka sellised muremõtted Maa-ameti töötajate poolt, nagu selle uue ameti tekkimisel võiks maailm kukkuda kokku, kaob Maa-ameti identiteet, olemasolev kompetents kaob. No ma ütlen, et see on tõesti täiesti põhjendamatu kartus ja uskuge, kui ma seda räägin, sest mina regionaalvaldkonna, horisontaalse valdkonna ühe juhina olen läbi aastate pidanud kogu aeg igasuguseid muutusi läbi elama või läbi kannatama. Peaaegu kõikide Riigikogu valimiste järel hakkab jälle diskussioon peale, et kus kohas ikka need regionaalvaldkonna inimesed peaks olema, millises ministeeriumis, kas neid üldse vaja oleks, pudistaks nad laiali või teeks midagi. Ja 5 aastat tagasi siis tõsteti meid Siseministeeriumist Rahandusministeeriumisse. No küll me tegime selgitustööd poliitikute seas, et miks seda tegu ikka ei peaks tegema, kui halb see on ja kuidas ka maailm kukub kokku. Aga ei kukkunud. Tõesti, algus oli natuke raske, toimus mingisugune kultuuride ühtlustamine, aga tegelikult oleme me saanud tänu sellele hoopis targemaks ja meie silmaring on saanud laiemaks, sest me oleme saanud uue kogemuse tööst teises kollektiivis. Nii et pole hullu midagi, et iga muutus võib tuua kaasa ka teatud uued kvaliteedid. Aga mis puudutab teid, siis isegi, kui valitsus peaks otsuse tegema, no siis teid ei ähvarda ju mitte miski. Seda kompetentsi, mis teil on, ei ole mitte kellelgi teisel. Et Meelis küll ütles nii, et nagu osa Maa-ametist läheks sinna uude ametisse, ei ole, teie kõik läheks sinna uude ametisse, sest seda kompetentsi ei tohi lihtsalt laiali jaotada. Teie saaks lihtsalt endale juurde mõned planeeringutega seotud inimesed. Aga no vaatame, kuidas see teema laheneb. Ja hoolimata sellest, isegi kui seda ametit ei tule, siis meie nähtavasti teame paremini, mis andmeid teil on. Teie loodetavasti teate paremini, kes neid andmeid vajavad ja me siis kõik koos vast saame ka paremad otsused tulevikus tehtud. Mis on meie ühised aktuaalsed väljakutsed praegu siis, täna võiks öelda, isegi lähikuudel? Et Keskkonnaministeeriumi Maa-ameti abiga on siin ju ette valmistatud uus maade hindamise läbiviimist ja maamaksu teemasid käsitlev seadusandlus. Eeldatavasti kohe saab see ka ringile. Siis registrite arendused. Meie suurimaks murelapseks on see, et Eesti riigis ei ole tänaseni olemas sellist asja nagu planeeringute register, kus me saaksime kõikide planeeringute kohta andmeid. See võiks öelda, et on see häbilugu sellises digiriigis, nagu me tahame olla, et mis andmeid kätte ja mõnes omavalitsuses on need andmed kätte saada ainult mõnes kas riiulist või sahtlist, heal juhul, isegi sealt ei pruugita neid leida. Kohanimeregistri arendused, nüüd siin lähipäevil, ma täpselt ei oska kuupäeva öelda, aga minu teada sellel nädalal peaks Riigikogus ära koputatama kohanime seadus, mis annab Maa-ametile kohanimeregistri vastutava töötleja rolli. Riigi kinnisvararegistri arendused, selleks, et kinnisvarainfo oleks paremini kättesaadav ja nagu tuli ka sellest nõndanimetatud Maru või Mare analüüsist välja, eks need maakasutuspoliitika sisu ja ulatus ja eesmärgid vajaksid ka ikka täpsustamist, et täna on see teema jagatud väga paljude erinevate institutsioonide vahel. Kui ma küsisin oma inimestelt, et nimetage mulle Maa-ameti töötajaid, kellega te läbi aastate olete kõige rohkem tööd teinud koos, siis mulle anti sellised nimed nagu Mall Leht, endine Kivisalu, öeldi, et professionaalsemat ja pühendunud ametnikku nemad ei tea ja tema on tõesti väga suurt abi osutanud meile kohanime teemadel ja seda läbi aastate. Maire Salu, maareformi osakonna juhataja, täpselt samamoodi väga hea pikaaegne kolleeg. Mida veel? Me oleme andnud Maa-ametile tagasi oma hea kolleegi Veronika Ilsianni ja loodame temaga väga head koostööd teha nüüd siis Maa-ametis. Ja oleme Maa-ametis saanud endale väga hea kolleegi Ülle Araku, kes on RAMis juba mitmenda riigireformi projektiga seotud, nii et meil on väga hea meel, et Maa-amet on meile häid inimesi siiski nõustunud loovutama. Mis võiks olla siis 30 aasta pärast või 100 aasta pärast?
Et kui siin oli kartus, et kas järgmine juubel ikka tuleb, et isegi kui Maa-ameti nime muudetakse, ma ütlen teile, et tuleb. Et kõik juubelid tulevad, et ega Rahandusministeerium ei ole ka alati olnud Rahandusministeerium, see 102 aastat järjest, et siin on erinevaid nimesid olnud, alguses oli ta Rahaministeerium ja siis oli mingid nimesid veel, kahjuks mul praegu kohe hopstigi ei tule need meelde, aga ehk siis ega nimi ei muuda asja. Mina loodan, et 30 aasta pärast on see maareform lõpuks läbi viidud. Äkki te ka nõustute minuga, no võiks ju olla, eks ole, et oleme oodanud ja valitsus küsib peaaegu et igal aastal korra, et millal ta ükskord läbi saab ja no võt, kogu aeg need aastad liiguvad edasi. Ja mina usun, et 30 aasta pärast on endiselt Maa-amet ikkagi maa, mere, maapõue, kui vaja, siis ka kosmoseruumi andmete kõige kompetentsem ja kesksem keskus. Te loote pidevat innovatsiooni, olete maailmameister selles, kuidas neid ruumiandmeid tõlgendada. Teil on rahvusvaheline turg teie teenustel. Näiteks toetate Soome valitsusasutusi Soome ruumiandmetega, Läti valitsusasutusi Läti ruumiandmetega, keda iganes. Aga kõige tähtsamaks pean ma seda, et me ei kapseldukski oma mõttetegevuses, mitte oma majja ja oma maailma, vaid me alati prooviksime leida mingi ühisosa selleks, et Eesti elu paremaks teha. Edu ja jaksu teile ja aitäh teile, töötame edasi!